Lihtsalt ma võib-olla alguses, kui ma Taneli kohtusin, siis ma ei eeldanud, et sa oled siuke tech-guy või ma ei eeldanud, et sa streamid või ma ei eeldanud seda. Sarvest on nagu loll lihapall, vaata. Loll lihapall. Mulle öeldi niimoodi. Loll lihapall. Et see oli, ei ma räägin story nagu kirjalt, mul sõbranna saatis mulle Messengeri nagu teksti, et otsitakse kulturistist nii-öelda näitlejat, vaata. Et kes oskaks ka natuke rääkida. Ja siis mingi pedofili näoga Abemik oli alla kirinud, oota, et kas need kulturistid oskavad rääkida ka, et tavaliselt need kaks asja ei käi kokku, vaata. Ja siis ma olin nagu, et noh, ma ei hakka kirjutama talle vastu, kuule, vaata peeglisse korra. Samas võib-olla ongi see, et ma suhtun eelarvamusega inimesse, kui ma näen, et ta et särk istub ilusti. Hugging the sleeves ja värk, et siis ma ei eelda, et ta nagu CS-i peale tööd vaata. Ega sina ei ole selles süüd, et see on sinu nagu ellujäämismehhanism mingil määral, et sa pead elus mingid asju nagu eelnämisega nagu võtma ja natuke nagu olema niimoodi ettevaatlik. Ütleme niimoodi, et nii palju, kui mult on küsitud, millega ma tegelenud olen ja kui ma viitsin vastu küsida, et arva ära on umbes, et siiamaani veel pole keegi ära arvanud. Ja veel vähem seda, et ma haiglas töötan. Kui sa enam niimoodi trennis üldse ei käi ja toitumisega ära jätad, siis varsti arvad õigesti ära. Kui me esimese video tegime sinuga, siis ma arvasin, sa oled arst. Sest sa näed arst välja. Kusjuures jaa, mul oli sama. Juba arsti nägu, noh. Ja kusjuures, doktor Tamme. See on legit nimi, noh. Ma ütlesin talle täna isegi, kui IT-ga tegelikult oleks töö juurde kitlit vaja ja siis doktor Tech näiteks. Jumal äge oleks, ma küll nõuaks kitlit seal endale. Aga mis sul sellised parimad pakkumised siis olnud on, et millega sa tegeleda võiksid, et mis sulle pakutud on? Ei no põhiline on ikka see turvamees, et see on sükene põhine, sükene nali, aga... Sa oled seal Rimis või Prismas? Ei, Selveri. Ta on see, kes sind sinna kuskile holli sisse laseb, vaata. See turvamees. Sa oled kaine küll. Aga midagi umbes sinna on pakutud, et pilt on petlik. Ei, absoluutselt. Sest need eelarvamused tekivad ennem, kui nad jõuab selle küsimuse küsidagi, et ju mingi uurimus ta ütles, et põhimõtteliselt eelarvamus tekib 30 sekundiga ja see jääb sulle nii kõvaksti külge, et see on juba sellest, et põhimõtteliselt sa tuled ruumi sisse, siis näeb sinu väljanägemine, siis see, kuidas sa kõnnid, siis see, mis hääletooniga sa räägid ja alles viimane asi on see, mis sa suust välja tuleb, mis sa ütled, nagu mis on sinu sõnum. Et sul on mingi 4 või 3-4 faktorit enne seda, kui sa üldse jõuad oma sõnumini välja, on juba eelarvamus põhimõtteliselt paigas. Sul ongi 3-4 võimalust üldse tekitada mingi tunne, see ongi no põhimõtteliselt on tegelikult ainult üks ja sa lendad ruumi sisse ja ongi, kas on loll lihapall või see on normaalne vend, vaata. Päris mul on vahest ongi see, et nagu loomulikult sa ei saa esineda kõikidele inimestele nagu väga meeldivana ja tegelikult on mõtetki ja vahest on lihtsalt, et mingite halbade asjade kokku langemisel lihtsalt ei joppa ja sa jätad mõnele inimesele nii halva mulje, vaata ja sellest ei saa lahti, vaata aga paraku isegi sa ei saa midagi teha, aga lihtsalt sa tead, et sa ei meeldi talle ja sa tead ka miks, vaata no mina tean näiteks endale juba ette seda, et nagu kui ma nagu oma seltskonnas, siis ma nagu hästi süük outgoing ja nagu jutustad ja tahad nagu seltskonnas kogu olla. Näiteks kui ma lähen näiteks, Tanel võtab ennast mingid oma sõprade kaasa, keda ma üldse ei tea, siis esimene kord ma olen põhimõtteliselt niimoodi kaugelt, kes observib, vaata, sul on nagu oma nii-öelda filter ees ja sa nagu kõigepealt analüüsid kõiki, kellega on üldse mõtet rääkida ja siis sa tuledki nagu sa näedki välja nagu veits prikk, et miks ta ei tule rääkima, et ta nagu vaatab ja jälgib meid kõike, miks ta ise midagi ütle. Mingi nurgas vaatab mind. Paber on käes. See on Real Aesthetic Project.